Läheme esimese Moosese raamatu juurde. Esimese Moosese raamatu juurde. Ja siis jätkame oma sarja. See on Piibli alguste raamat. Ja täna oleme peatükis 24. 24. Las Jumal juhatab. No, mõned aastad tagasi üks eestlane, kes elab Viljandi lähedal, täitsa selline nagu maainimene. Tema ütles mulle seda väljendit, et Jumal juhatab. Aga huvitav oli see, et tema ei ole usklik inimene. Aga ta seletas mulle, et näiteks nõukogude ajal ei olnud Eestis see lehmade kasvatamine eriti täpne teadus. Et ta ütles, et nüüd tänapäeval mõõdetakse, et kui palju vett antakse lehmadele, kui palju sööki ja millist sööki ja siis nad saavad ka teada, kui palju piima sa saad lehmadest. Ja see on selline nagu teadus nüüd, kõik mõõdetakse. Aga ta ütles, et nõukogude ajal talumees ütles, et mida sa annad süüa lehmadele, siis ta võib sulle öelda, et küll Jumal juhatab. Tähendab, ma ei teadnud seda sel ajal, aga nüüd ma saan aru, et kui öeldi, et Jumal juhatab, see oli enam-vähem selline mõte, et loodus siis juhatab teda. Et kui tal on kõht tühi, küll ta siis sööb. Küll need lehmad paaritavad, söövad, joovad, teevad kõike, mida vaja. Et miks meie peame sekkuma? Et oli selline mõte. Aga täna, kui ma ütlen, et las Jumal juhatab, siis ma ei mõtle seda, et tee seda, mis loomulikult pähe tuleb. Ma mõtlen seda, et las Jumala püha vaim sind juhatab oma elus, et mida sa peaksid tegema. Ja selles peatükis Abraham otsib naist oma pojale Iisakile. Ja tegelikult on see väga nagu oluline teema, see abielu teema. Eriti mõtlen noortele, et sa pead praegu nagu mõtlema, et millise inimesega ma abielun. Ja selles peatükis siis las Jumal juhatab ja Jumal siis näitab sulle, kuidas saab leida seda õiget inimest ja siis üldiselt, kuidas Jumal meid juhatab. Kui sa tahad, et Jumal sind juhataks, siis esiteks vannu Issandale truudust. Siis sa tead, et sa jääd õigele rajale. Ma loen siis salmid 1-8. See on esimeses Moosese raamatus, peatükis 24, esimeses salmist. Kui Abraham oli vana ja elatanud ning Issand oli Abrahami kõigiti õnnistanud, siis ütles Abraham vanimale sulasele oma peres, kes valitses kõige üle, mis tal oli. Pane nüüd oma käsi mu puusa alla. Mina vannutan sind Issanda taeva Jumala ja maa Jumala juures, et sa mu pojale ei võta naist kananlaste tütreist, kelle keskel ma elan, vaid et sa lähed minu maale ja mu sugulaste juurde ning võtad sealt naise mu pojale Iisakile. Aga sulane ütles temale, võib-olla naine ei taha mulle järgneda siia maale. Kas ma siis tõesti pean su poja viima tagasi maale, kust sa oled ära tulnud? Siis ütles Abraham temale, hoia, et sa ei vii mu poega sinna tagasi. Issand taeva Jumal, kes mind võttis mu isa kojast ja mu sünnimaalt ja kes mulle rääkis ning vandus öeldes, sinu soole ma annan selle maa. Tema ise läkitab oma ingli sinu ees, et saaksid sealt mu pojale naise võtta.
aga kui naine ei taha sulle järgneda, siis oled sa sellest mu vandest vaba. Ainult ära vii mu poega sinna tagasi. Abraham oli juba otsustanud, et ta jääb issandale truuks. Ja ta tahtis, et tema sulane, kes toob ära naise oma pojale, et tema vannuks truudust Abrahamile ja selles mõttes ka Abrahami Jumalale. Et sa ei vii minu poja tagasi sinna, kust Jumal on mind ära juhatanud sealt välja, aga see naine tuleb siia. Meie jääme kõik tõotuse maale. See oli Abrahami otsus. Vannu siis truudust issandale. Ja kuna me teema siin selles peatükis on selline abielu teema ka, et siis vannu truudus issandale, et sa abielud pühendunud kristlasega. See on selle maapealne võib-olla kõige tähtsam otsus, mida sa teed, et kellega sa abielud. See mõjutab sinu elu väga kõvasti. Kellega sa siis abielud, noor inimene? Otsusta ära praegu, et sa jääd ka selles asjas issandale truuks. Kui ma läksin kristliku kolledži, siis ma mäletan, et üks freshman, üks esimese aasta tudeng ütles mulle, et siin on kõik tüdrukud kristlased, et nüüd ma võin valida keda iganes, kes on kõige ilusam. No see on võib-olla esimene asi, mida on oluline, on see, et see tulevane abikaasa on kristlane. See on väga tähtis. Aga ma ei lõpetaks seal. Läheme edasi, et ta on kristlane ja ta on pühendunud kristlane. See on ka väga oluline. Sest me kõik teame selliseid kristlasi, kes võib-olla mõnikord käib kirikus, vahel loeb piiblit, aga ei ela seda õiget elu. Elab hoopis mingisugune maailma elu. Kuigi ta peaks olema kristlane. Me kõik teame selliseid. Et see oleks halb valik sulle. Siis oleks umbes sama, nagu sa oled abielunud maailma inimesega. Abielu siis pühendunud kristlasega, kes tõsiselt mõtleb, et ma tahan Kristust teenida oma eluga. Ja kui te mõlemad tahate Jeesust teenida, siis te saate, miks mitte koos Jeesust teenida. Siis oled väga õnnistatud. Et see inimene, see teine, peab vanduma truudust issandale. Et ta kuulab ära kõike, mida Jeesus, mida Jumal on meile käskinud. Kaasa arvatud ja eriti seda, et õpetus, et abielu on elu lõpuni. See on pikaajaline. Tähendab elu lõpuni. Mitte nii kaua, kui meile sobib, nii kaua, kui ma olen õnnelik, või nii kaua, kui ma armastan sind. Ei, see on elu lõpuni. Te peate mõlemad olema veendunud selles. Siis on asi päris kindel. Ja siis veel, kui sa vannud truudust issandale, siis ära mine maailma poole. Kui sa oled Jeesuse oma, siis sa ei lähe tagasi. Just nagu Abraham ütles, et mina ja eriti minu poeg Iisak, me ei lähe sinna tagasi, kust me tulime. Süüriasse või Haranisse, kust nad olid. Me jääme siia,
kus Jumal tahab, et me jääksime siia, siis me jääme siia. On päris mitu last, kes on käinud meie piibliklubis siin selles koguduses, on käinud meie laagris, päevalaagris ja mõned on nagu öelnud, et nad usuvad Jeesusesse. Mõned on öelnud mulle, et nendele nii meeldivad need üritused, mida me teeme, eriti see lastelaager. Aga kahjuks on päris mitu neist nagu kaduma läinud. No, kui nad saavad 11, 12, 13, siis nad hakkavad ütlema, et ei, ma ei usu seda. Ma ei usu enam Jumalasse. Ma ei taha seal käia. Ma tahan olla nii nagu kõik teised. Ma tahan, et ma saan nagu käia nende lastega, kes on nagu ägedad, kes on kõige populaarsemad koolis. Ma tahan nendega käia ja selles mõttes, et ma jätin siis Jumala maha. Sellised ei ole vandunud truudus Issandale või kui nad on, siis nad on nagu Jeesus ära reetnud selles mõttes, et kui sa tahad, et Jumal juhataks sind, et sinu elu oleks õnnistatud, siis vannu praegu truudust Issandale, nagu Abraham ja tema sulane tegid. Ja siis veel, mida sa veel saad teha, siis sa pead täpselt palvetama. Huvitav, kui täpselt see Abrahami sulane palvetas. Kui me loeme salmid 9-14, siis me saame teada. Ma loen siis alates 9. salmist. Siis sulane pani käe oma issanda Abrahami puusa alla ja vandus temale selle kõne kohaselt. Ja sulane võttis oma issanda kaamelitest 10 kaamelit ning läks ja tal oli oma issandat kaasas kõiksugu kalleid asju. Ta võttis kätte ja läks Mesopotaamiasse Naahori linna. Seal laskis ta õhtul kaamelid põlveli heita väljaspool linna veekaevu juures sel ajal, kui veeviijad välja tulid ning ütles, issand, minu issanda Abrahami Jumal, lase ometi see mul täna korda minna ja tee head mu issandale Abrahamile. Vaata, ma seisan veeallika juures ja linnaelanike tütred tulevad vett viima. Sündigu siis, et tütarlaps, kellele ma ütlen, kaluta oma kruusi, et ma saaksin juua. Ja kes vastab, joo, ma joodan ka su kaameleid, on see, kelle sa oled määranud oma sulasele Iisakile. Sellest ma siis tean, et sa mu issandale oled head teinud. Ja veel enne, kui ta rääkimise oli lõpetanud, vaata, siis tuli välja Rebeka, kes oli sündinud Betuelile, Abrahami venna Naahori naise Milka pojale ja tal oli kruus õlal. Abrahami sulane, kes võib-olla on see sama kui Eliezer. Natuke varem Abraham ütles, et tema kõige suurem sulane on Eliezer. Võib-olla on see sama. Tema palvetas väga täpselt. Mida ta palvetas? See oli seal, selles õiges kohas ja ta ütles, et ma tean, et umbes praegu hakkavad nagu linna need tütred, nagu kombeks oli, nemad tulevad ja võtavad vett allikast. Et issand, ma palun, et oleks nii, et kui ma palun, et ta annaks mulle juua, siis ta vastab, et ta annab ka minu kaamelitele juua. See oli selline täpne nagu märk, sest kaamelid, kuna kaamelid saavad nagu kaua aega elada ilma veeta, sellepärast nad sobivad nii hästi kõrbes. Kui nad tahavad juua,
siis nad võivad päris palju juua. Et kui see tüdruk ütleb, et ma joodan ka sinu kaameleid, siis ta peaks juba teadma, et nüüd on ta öelnud, et ta hakkab suurt tööd tegema. Siis ta ammutab, võtab seda vett välja, annab kuni kõik. Ja kui palju kaameleid tal oli? Minu meelest oli mingi 10 tükki. 10 kaameleid. No üks kaamel võib-olla see on juba, jah, ta joob palju vett, aga 10, kui palju nemad joovad? No päris palju. Et Eliezer, tema teadis, et see ei juhtu nagu juhuslikult, et nagu iga tüdruk, kes tuleb ja pakub, et annab kaamelitele juua, kõik 10 kaamelile. Ma arvan, et iga tüdruk ei oleks nõus seda tegema. Aga ta ütles, et see tüdruk, kes ise ütleb, et ta teeb seda, et see oleks see õige, kes on mõeldud Iisakile. See tähendab, et kui sa tahad teada, kas Jumal juhatab sind või mitte, siis sa pead väga täpselt paluma. Siis palu Jumalalt täpselt seda, mida vaja on. Mõnikord me palvetame sellised nagu ümmarguseid palveid või üldiseid palveid, et nagu õnnista kõiki kristlasi üle maailma või õnnista meie kogudust või palun, et mul oleks hea päev täna. No, kas Jumal siis vastas sellele palvele või mitte? No, võib-olla mitte, see ei ole nii täpne. Aga Eliezer, tema palvetas nii täpne, et siis ta teab, kas Jumal vastas või ei vastanud. Võib-olla selle asemel, et mina palun, et Jumal aita, et ma oleks parem isa. Ja tegelikult ma päris tihti palun seda, aga see ei ole väga täpne. No, kas Jumal vastas või ei vastanud, ma ei tea. Võib-olla parem oleks see, et Jumal, mul on vaja oma lapsega millestki väga täpselt rääkima, palun anna mulle täna sellist võimalust, et ma võin temaga rääkida sellest asjast. No siis ma võin teada saada, kas Jumal vastas sellele või mitte. Siis ma taiban ära, kui see vastus tuleb isegi. See on palju kasulikam. Mulle meeldib see lugu Apostlite tegude raamatus. Päris naljakas tegelikult. 12. peatükis, kus on Peetrus. Peetrus on vanglas. Mida siis kristlased teevad? See Jeruusalemma kogudus, nemad on päris mitu on kellegi juures ja selles majas nad palvetavad, et Jumal nagu päästaks ta sellest vanglast. Ja Jumal teeb seda. Ta saadab oma ingli ja ta viib Peetruse sellest vanglast välja. Ja siis ta leiab seda maja, kus kristlased palvetavad, et Jumal teeks ta vabaks. Hakkab koputama uksele. Tüdruk vastab, oi, see on Peetrus ja ta läheb tagasi, ütleb teisele, Peetrus on vabaks saanud. Nad ütlevad, mida nad vastasid? Ei, ta ei ole Peetrus. Me teame, et ta on vanglas. Me palvetame ju, et ta saaks vabaks. Loomulikult siis me teame, et ta on seda, see ei ole Peetrus. Aga see on Peetrus, ütles see noor tüdruk. Ja Peetrus koputab edasi. Kas keegi laseb mu sisse? Ja siis lõpuks nad said teada, see ongi Peetrus ja ta on juba vastanud meie palvele. Nemad nagu ei oodanud seda. Nad isegi palvetasid midagi väga täpset, mis oli nagu õige. Aga ei uskunud, et Jumal siis vastab sellele. Nagu vähemalt nad palvetasid väga täpselt. Kui sa tahad, et Jumal juhataks sind, siis jah, palveta täpselt.
no aita mind, et mul oleks hea päev. Ma ei tea, võib-olla Jumal aitas sind, võib-olla oli tuju hea, kas oli siin see vastus või ei olnud. Palveta täpsemalt. Jumal, et ma saaksin nagu oma lapsega rääkida konkreetsest asjast, et see asi töö juurest läheks korda, et leiaksime seda, no väga täpselt. Ja mis veel? Tegutse siis, kui see vastus tuleb. Abrahami sulane hakkas tegutsema, sest tema tahtis, et Jumal juhataks seda. Vastus tuli ja siis mida ta tegi? Ma loen siis salmid 15-21 praegu. Ja veel enne, kui ta rääkimise oli lõpetanud, ehk ta nagu veel palvetab seda. Vaata, siis tuli välja Rebekka, kes oli sündinud Betuelile Abrahami venna Nahori naise Milka pojale ja tal oli kruus õlal. Ühesõnaga, täpselt sellist tüdruk, keda ta nagu ootas Abrahami sugulastest. Ja tütarlaps oli väga ilusa välimusega, alles neitsi ja mehe poolt puutumata. Ta läks alla allika juurde, täitis kruusi ja tuli üles. No ta on ilus ka. See on ka pluss. Siis jooksis sulane temale vastu ning ütles, anna mulle oma kruusist pisut vett rübata. Nüüd ta katsub, kas see on see õige. Tuli see küsimus. Tema vastas, joo mu isand. Ja ta tõstis kähku kruusi alla oma käele ning andis temale juua. Ja olles temale juua andnud, ütles ta, ma ammutan ka su kaamelitele, kuni needki on joonud. Nüüd, kas see vastus tuli? Ja ta tühjendas kähku oma kruusi künnasse ning jooksis jälle kaevule vett ammutama ja ammutas kõigile oma kaamelitele. Mees aga silmitses teda vaikides, et mõista, kas issand oli ta teekonna lasknud korda minna või mitte. Ta oli täpselt palvetanud ja tundus, et see täpne vastus oli ta kätte saanud. Ja siis ta vaatas teda, silmitses teda, kas see ilus noor tüdruk on see õige? Kas see on see Jumala vastus? No ta veel ei teadnud, kas ta on Abrahami sugulastest või ei ole. Nüüd loeme edasi. Salm 22. Ja kui kaamelid olid joonud, võttis mees kuldrõnga poole seeklisses ja 2 käevõru ja ta kätte jaoks 10 kuldseeklit väärt ning küsis, kelle tütar sa oled? Ütle ometi mulle, on su isa kojas meile ööbimispaika? Ja ta vastas temale, mina olen Betueli Nahori ja Milka poja tütar. Ta ütles temale veel, nii hästi õlgi kui muud loomasööta on meil küllalt ööbimispaiki on olemas. Siis mees kummardas ja heitis issanda ette ning ütles, kiidetud olgu issand, mu issanda Abrahami Jumal, kes mu issandale ei ole keelanud oma heldust ja tõde. Issand on mind teekonnal juhtinud mu issanda vendade kotta. Aga tütarlaps jooksis ning teatas oma ema perele, mis oli sündinud. Ilmselt see Eliezer või Abrahami sulane, tema oli juba veendunud, et see on see vastus. Enne kui ta teadis, kes ta on, juba andis talle nii palju ehteid käele ja ma ei tea, kaelale selliseid ehteid, väga palju kulda. Ta tegi ta kohe nagu rikkaks. Ja siis ta küsis, kelle tütar sa oled. Ta juba teadis, et see peaks olema Jumala nagu palve vastus. Ja tuligi see vastus. Jah, ma olen Abrahami soost, Abrahami perest, ühesõnaga. Ja siis ta kiitis issandat. See Eliezer,
ta kohe tegutses. Ta taibas ära, et see on palvevastus, mida ta tegi. Siis ta tegutses ja küsis edasi, andis talle kulda. Mida sa teed, kui see palvevastus tuleb? Me peame õppima, et ära tundma püha vaimu häält. Jälle see näide nagu kui ma palvetan, et ma saaksin nagu ühe minu lapsega rääkima. Ma pean nagu püha vaimu häält kuulama, et kas nüüd on see õige hetk. Tundub, et on. Ja siis ma tõstan seda teemat. Ja siis ma saan aru, et see on Jumala palve vastus. Või kas sa oled palvetanud, et sa saaks oma sugulasele, pereliikmega nagu Jeesust jagada? Sa oled seda palvetanud, et oleks see nagu ideaalne hetk. Ja kui sa oled seda palvetanud ja väga täpselt palvetanud, siis kui see hetk tuleb, kui see vastus tuleb ja püha vaim nagu ma ei tea, tõukab sind natuke nüüd, ütle midagi. Siis sa pead tegutsema. Siis ütle midagi. Tee midagi. Tee seda, mida sa oled palunud. Ja Eliezer tegi. Ta hakkas tegutsema. Ja viimaks, kui sa tahad, et Jumal juhataks sind, siis jää Issandale truuks. Kõik nõustusid Eliezeri nagu pakkumisega. Kui me vaatame, ma ei hakka kõike seda lugema, võtab nii palju aega. Aga kui me loeme näiteks salmid 29 kuni 33 ja Rebekal oli vend Laabani nimi ja Laaban jooksis välja mehe juurde allikale, sest kui ta nägi rõngast ja käevõrusid oma õe kätel ja kui ta oli kuulnud oma õe Rebeka sõnu, kes ütles, nõnda rääkis mulle see mees, siis ta läks selle mehe juurde ja näe, siis seisis kaamelite juures allikal. Ja ta ütles, tule sisse, Jumal õnnistatud. Miks sa väljas seisad? Ma olen korda seadnud koja ja kaamelite paika. Mees tuli siis kotta ja Laaban päästis kaamelid lahti, andis õlgi ja toitu kaamelitele ning tõi vett tema ja temaga kaasas olevate meestega jalgade pesemiseks. Siis pandi temale rooga ette, aga ta ütles, ma ei söö enne, kui ma oma asja olen rääkinud. Ja talle vastati, räägi. Eliezer, jälle tema tahab tegutseda. Tema teab, et see on see tüdruk ja Jumal on vastanud. Ei, ma ei hakka midagi sööma. Ma pean kõike ära rääkima. Miks ma olen siin? Mis minu missioon on? Ja nad ütlesid, et siis räägi. Ja siis järgmised salmid siin nagu jutustab nagu uuesti kõike, mis oli juhtunud. Seletab neile, mida Abraham ütles talle, mida ta palvetas ja kuidas Jumal vastas sellele palvele. Ja siis salm 50. Seepeale vastasid Laaban, see oli tema vend, ja Betuel ning ütlesid, Issandalt on see asi alguse saanud. Me ei või sulle sõnagi lausuda, ei halba ega head. Mida nad ütlesid? Ütlesid, et Jumal teeb seda. Me ei saa nagu vastu seista. Jumal tegutseb, siis teeme nii, nagu Issand on kõik korraldanud. Nad olid nõus. Ja siis
hiljem me näeme, et Rebecca oli ka sellega nõus. Salm 54. Siis nad sõid ja jõid tema ja mehed, kes koos temaga olid, ja nad ööbisid seal. Aga hommikul, kui nad olid tõusnud, ütles ta, saatke mind nüüd mu issanda juurde. Jälle Eliezer, ta tahab nagu tegutseda, läheme siis edasi. Aga tütarlapse vend ja ema vastasid, jäägu tütarlaps veel mõneks ajaks, kas või 10 päevakski meie juurde, siis sa võid minna. Arusaadav. Kui ma tean, et minu tütar nagu viiakse ära, las ta olla veel mõned päevad meiega. Aga Eliezer, ta teab, et mul on missioon, Iisak ootab seal ja ma olen ta leidnud. Ma läheks kohe. Salm 56. Kuid tema ütles neile, ärge mind viivitage, sest issand on lasknud mu teekonna korda minna. Saatke mind teele, et saaksin minna oma issanda juurde. Siis nad ütlesid, me kutsume tütarlapse ja küsime tema suust. Ja nad kutsusid Rebecca ning küsisid temad, kas sa tahad minna koos selle mehega? Ja ta vastas, ma lähen. Ilmselt Rebecca ka sai aru, et see on Jumala asi, mida ta teeb. Ja ta oli nõus minema. Kõik nõustusid. Kuigi mäletate, alguses, kui ta rääkis Abrahamiga, ta ütles, et kui see tüdruk ei ole nõus sinuga tulema siia Kananimaale, siis oled vaba sellest käsust. Eliezer oli kogu aeg valmis, et kui nemad keelduvad, kui Rebecca keeldub, siis ta läheb tagasi tühjate kätega. Sest kõige tähtsam oli see, et Iisak, see tõotuse laps, tema jääks Kananimaale. Eliezer tahtis oma issandale Abrahamile truuks jääda ja siis tema Jumalale, issandale ka truuks jääda. Ja kui me räägime abielust jälle, me näeme, et kõik olid nõus. Vanemad, mõlemad pooled, see tüdruk ise, kõik olid nõus sellega. Et ma ütleks veel seda, et kui sa tahad kellegagi abielluda, siis on päris oluline, et vanemad on sellega nõus. Et ma teadsin nagu ühte paari, kus vanemad ei olnud nõus ja mida nad tegid? Nad panid jooksma kahekesi ja abielusid ära nagu salaselt. Ja siis saatis sõnumi tagasi, nüüd oleme abielus. Nüüd on tehtud. Ma ei tea, mis juhtus selle paariga, ma ei tunne neid nüüd praegu. Aga see ei ole hea algus. Parem, et mitte abielluda või vähemalt oodata, kuni kõik on sellega nõus. Tähtis, et jah, kõik vanemad nõustuvad sellega, et jah, see on see õige mees minu tütre või see on see õige tüdruk minu pojale. Siis läheb nagu palju paremini. Ja siis veel, ole valmis sellest loobuma. Aga me oleme nii armunud üksteise. Aga kas ta on kristlane? Kas ta on pühendunud kristlane? Kas vanemad on sellega nõus? Kas see on see õige aeg? Ole valmis nagu issanda truuduse pärast sellest loobuma. Isegi kui asjad on nagu väga tõsiseks juba läinud. Et kui on valik nagu issanda ja selle ilusa tüdruku või selle kena mehed nagu vahel, siis jää issandale truuks. Siis sul läheb paremini. See tegelikult pikemas perspektiivis oled sa palju õnnelikum ja õnnistatum, kui sa jääd issandale truuks.
mitte nii nagu Disney filmis, et jääd oma südamesse truuks. See ei toimi, see ei sobi üldse. Ei ole midagi selles maailmas, isegi kui abielust ei räägi, ei ole midagi selles maailmas, mis on issanda reetmist väärt. Lihtsalt ei ole. Ei ole mingit poiss või tüdruk, ei ole mingit karjäär, ei ole selline unistus, mis on issanda reetmist väärt või mingi hobi või mida iganes. Kui see tuleb sinu ja issanda vahele, siis jätta selle maha ja jää issandale truuks. Mul on isegi mõned hobid, mis nagu meeldivad mulle. Ja ma olen leidnud siin Tallinnas on üks selline sõjamängude nagu keskkond. Aga kõik need mängud on päris huvitavad. Aga on mõned mängud, mida ma lihtsalt ei hakka sellega tegelema, sest teemad on nii süngad ja pimedad. Ja mõned need miniatuurid on nagu paljud inimesed ja nii palju verd ja nii palju lihtsalt õudust, et ma ei hakka, ma ei lähe sinna. Ma pean issandale truuks jääma. Isegi selle asjaga, mis mulle väga meeldib, no see on mingi hobi siin kõrval. Aga issand tahab kõike. Ta ei taha ainult nagu pühapäeva hommikut, et sa pühendad seda talle ja siis teed, mida sa tahad möödunud nädalal. Ta tahab kõike. Isegi seda, mis on sulle nagu kõige huvitavam ja pakub nii palju nagu huvi ja lõbu. Ole valmis selle maha jätma. Jääd issandale truuks. Ja ära tee pattu nii, et hea tuleks. On üks huvitav salm roomlastele 3:8. Et Paulus ütles, et mõned ütlevad, et meie õpetus on niimoodi. Ta ütles, et ja miks siis ei ole nõnda, nagu mõned mind teotades räägivad, et minu ütlevad, tehkem kurja, et sellest tuleks head. Mõned ütlesid, et Paulus õpetaks seda, et tehkem kurja, et sellest tuleks head. Mõnikord on nagu kerge uskuda, et ma pean natuke valetama või ma pean, kui ma teen seda asja, mis tegelikult on patt, aga tuleb sellest head. Ei jää siis issandale truuks kogu aeg. See on meie usule võõras. Aga islamis näiteks on selline õpetus. Islamis takia, ma ei tea, kas ma ütlen seda õigesti. Aga see sõna tähendab pettust. Tähendab, et üks muslim ta tohib valetada ja mõnikord ta nagu peaks valetama ja vaenlast nagu petma, et tuleks midagi head. No näiteks, et seda takia õigustada on selline lugu isegi nende prohveti kohta, seda Muhammedi kohta. Et ükskord Muhammedil oli üks nagu suur vaenlane, kes rääkis nii palju halbu asju Muhammedi kohta, et tema usk on selline vale. Ja ma arvan, et ka on see vale, aga tema ütles seda ja Muhammed ütles, et see mees peab surema. Kes siis tapab teda? Ta peab surema. Ta on teotanud mind ja Allah, meie Jumalat. Ja siis üks mees tuli Muhammedi juurde ja ütles, et ma võin teda tappa, aga ma pean natuke pattu tegema. Ma pean valetama ja teda petma, siis ma saan teda tappa. Ja Muhammed ütles, hästi, sobib. Siis tee mida iganes sa pead tegema, aga tappa ta ära. Ja siis sa teed seda nagu
jumalateenistuses. Ja siis see mees läks ja ta käitus nii, nagu ta vihkaks seda Mohammedit ja ta teotas teda avalikult. Seni, kuni see Mohammedi vaenlane hakkas teda usaldama. Siis ta uskus, et nagu kindlasti ta ei ole enam Mohammedi oma. Ja ta lasi talle ligi. Ja kui ta lasi talle ligi, siis ta tappis teda, Mohammedi vaenlast. Tapeti ära. Aga see on meie usule võõras asi. Me ei valeta nii, et tuleks head. Me ei tee pattu nii, et lõpptulemus oleks midagi head. Me ei tee seda. Me jääme Issandale truuks. Me tahame, et Jumal juhataks meid. Kui sa tahad, et Jumal juhatab sind, mida sa teed? Kuidas elad oma elu? Vannud talle truudust. Algab sellega, et ma jään talle truuks. Siis Jumal saab sind juhatada. Palvetad väga täpselt. Siis sa tead, kas ta juhatab või ei juhata. Ja siis, kui vastus tuleb, tegutsed ja teed seda, mida sa oled palvetanud. Las siis Jumal sind juhatada.